Tšau, mu kallid Brigitte blogi vaatajad, mul on külas imekaunis särasilmne, ülipuhta näonahaga, üliilusate juustega ja teate, mis minu jaoks alati Keter-Jaanit eristab, mille ma saan aru, et Keter-Jaani on siin TV3 majas. Ma arvan, et sa ei tea seda. Ei tea. Sul on alati Dolce Gabbana number 3 lõhn, mille järgi ma alati tunnen ära, mis sul on, ma tõesti, seda lõhna ma tunnen kohe kaugelt ära, nii et teadke, see on siis Keter-Jaani signatuur lõhn. Keter, viimati me sinuga siis kohtusime Chasing Trouble, kui tuli välja, sa esitasid seda lugu minu saates. See on võrratu lugu ja ma ütlen sulle minu top 5 kindlasti olemas siis, mis on sinu jaoks see top selline 3 kõige lemmikumad Eesti lood, mis nagu sind alati nagu räme käima tõmbavad? 3 on päris raske välja tuua tegelikult, aga issand. Või on selleks äkki Rockefeller Street, mis praegu jälle siis ma kuulsin Aasias. Kõigi nagu räägivad sellest loost, aga mis selle looga siis nagu juhtus? Tegelikult siis, kui ma käisin Eestit esindamas Eurovisioonil, siis üks meesterahvas tegi Rockefellerist sellise kiirema variandi ja tegi siin nagu ühe tantsuliigutuse. Ja siis see natukest aega elas nagu oma elu. Ja siis nüüd ta on nagu täiesti uue hingamise saanud. Ja niimoodi, et Jimmy Fallon on selle loo järgi tantsid, mis oli täiesti uskumatu minu jaoks, kui ma seda nägin, siis ma lihtsalt päriselt ei suutnud uskuda oma silmi, sest ma eelmine õhtu vaatasin tema saadet, kus tal oligi külas tegelikult Priyanka, aga Chopra, jah, aga ma ei vaadanud seda lõpuni, ehk siis ma arvan, et tegelikult see oligi siis seal saates, kui ma ise vaatasin seda otse, aga ma ei vaadanud lõpuni, et ma ei kujuta ette, milline mu nägu oleks olnud siis, kui ma oleks seda telekast näinud. Täiesti laivis. Keter, sul on uus lugu ka, pärast räägime sellest laulama, aga ma ütlen sulle otse, sa oled viimase kohtumisega, sa oled natuke juurde võtnud. No nii.